Tervist EKRE fraktsiooni liige Riigikogus Rene Kokk. Sina ütlesid umbes aasta tagasi Kristen Michalile, et lendav tsirkus on teie valitsus ja teie selle tsirkuse direktor. Nüüd on valitsuse protsent langenud 12 peale. Et kas sulle tundub, et valitsusel hakkab selle tsirkusest, tähendab rahval hakkab selle valitsuse tsirkusest tõesti villand saama? No ma arvan, et rahval on tegelikult villand juba aastaid. Aga kahjuks peab ütlema, et tsirkus paneb täishooga edasi ja ma ütleks, et on kahjuks saanud tuure juurde, et kui me vaatame olukorda täna, kus üks minister tegeleb sellega, et Tartusse tuua välisvange, see on tema nagu kõige suurem saavutus, siis järgmine minister tegeleb sellega, et Omniva kinni panna, Eesti Posti laialikanne ära lõpetada. Kolmanda suur ülesanne on see, et muuta koolipäeva algust 8-9, mille võimalus oli kogu aeg olemas ka varasemalt, kes Eestis seda soovisid. Nüüd sunnime siis vägisi kogu välja kujunenud koolisüsteemi Eestis muutma. Ja neid näiteid võiks kahjuks tuua siin küll ja küll, et kui Rahandusministeeriumi või rahandusministri haldusalas meil kantakse 1,7–2 miljardit eelarves raha üle ja olukorras siis, kui me räägime automaksust ja muudest asjadest, mis me peame maksustama, mis on räige maksufestival, mis on viimased aastad olnud, siis ma peaks kahjuks pean ütlema, et lendtsirkus töötab veelgi aktiivsemalt, kui ta oli aasta-poolteist tagasi. Sa mainisidki siin kõiki maksutõuse ja automakse, et sa oled väsimatult Riigikogus võidelnud nii automaksu kaotamise eest kui siis, eks ole, toiduainete käibemaksu langetamise eest. Ja meil on Riigikogus nüüd opositsioonierakond sotsiaaldemokraadid, kes nüüd siis, eks ole, väga aktiivselt võitlevad kõikvõimalike maksualanduste eest. Et kuidas on nagu tajuda seda silmakirjalikkust seal Riigikogus igapäevaselt? Ja sa väga hästi küsisid, tegelikult ütlesid juba ära, et silmakirjalikkus ongi selle ühine nimetaja. Sellepärast, et kõiki neid asju, mida nüüd siis enne valimisi sotsiaaldemokraadid tulevad ja räägivad, mida peaks tegema, oli võimalus teha siis, kui nad olid valitsuses. Kui EKRE viis valitsusse eelnõud, millega vähendada aktsiise või kui viisime siis Riigikogus sisse eelnõu, millega vähendada käibemaksust toidule ja nii edasi, siis ei olnud kuskil seda tahet näha. Siis otsiti põhjusi ja võimalusi, miks mitte teha, eks. Ja täna on siis ümbersünd selline, et tegelikult on see silmakirjalikkus ruudus, seda nagu halb vaadata, et ja nüüd viimased siis arengud, kuidas siis sotsiaaldemokraatide juht räägib sellest, kuidas EKRE või Riigikogu saadikud ei peaks võtma kuluhüvitisi. See on hästi tore populismi mõttes, aga nad on ise ühed aktiivsemad kuluhüvitiste ära kasutajad, kui vaadata, et mina ütlen inimestele, et palun vaadake ka enne valimisi, mis tulevad siin meil 9 kuu pärast, palun vaadake, mis on tegelikult nende sõnade taga, sest sotsiaaldemokraadid on ühed silmakirjalikumad inimesed selles osas, et teod ja jutt lähevad kõige rohkem lahku. EKRE on sõnastanud sellise kõige tõsisema ja sügavama probleemi, selleks on meie vähene sündivus. Et kui meil jääb nüüd sellel aastal sündimus siis alla 7000 või 7000 piirimaile, et kas selles olukorras on veel võimalik midagi teha, et me ei jääks mõne 10 aasta pärast siin oma kodumaal vähemuseks? Me kindlasti peame uskuma sellest, et on võimalik teha, muidu meil poleks mõtet üldse poliitikas midagi teha. Aga selge on see, et siin tuleb teha kardinaalseid otsuseid. Kui EKRE oli valitsuses, siis kogu räägiti ka, et ei ole võimalik aktsiisi allapoole tuua või makse vähendada. Me tegime seda ja tegelikult oli positiivne mõju riigieelarvele riigile. Ja sama on tegelikult meil perepoliitikaga, et me saame teha maksuerisusi. Me mäletan, kuidas me oma valitsuses üritasime teha maksuerisusi, et väljapool kuldset ringi Tallinna ümbrust oleks ka elu. Ja on erinevad makse, küll tööjõumakse ja edasi on võimalik muuta, on võimalik soodustada, me soodustasime läbi messi tollel ajal ka noorte pärde laene, sest tegelikult turutõrke mõttes on väga raske saada noortel inimestel laenu väljapool Tallinnat jälle või suurlinnasid, eks tõmbekeskusi. Et tegelikult neid momente on küll, kuidas on võimalik aidata, aga üks põhiprintsiip, mida valitsus peab tegema, mida riik peab tegema, mida tegelikult inimesed peaksid survestama, tuleb ära lõpetada selle multikultuuri ja sellise keskpärasuse ja liberalismi propageerimine. Tegelikult on vaja hakata uuesti tõstma ausse meie peresid, meie lapsi, mees on mees, naine on naine, poiss on poiss, tüdruk on tüdruk. Ja see mentaliteet, see häbenemine oma riigi pärast ja kogu see läänelik kultuur, see on meid sinnamaani viinud, kus tegelikult on lõhutud ära sidus ühiskond ja siis tullakse samast teiselt poolt seda nagu parandama ja mõtlema välja mingisugust elutegevusi. Me peame uuesti hakkama väärtustama oma riiki, oma inimesi ja ma arvan, et on võimalik saada kindlasti paremaks, aga see on raske protsess ja see nõuab aastaid aega. Aitäh sulle, Rene, ainult jõudu!